me oleme toidusõltlased ilma, et me sest aru saame. Ma ise mõtlen, kus see tõde siis nüüd on või mida ma siis nüüd kuulan, siis ma ise olen võtnud sellise seisukoha, kuulan oma keha. Mina annan neid nippe, kuidas mitte öelda sulle, et Kaidi, ära võileiba söö hommikul, vaid et söö see võileib niimoodi, et see üks võileib toidab sind poole päevani. Nii kaua, kui ma sind nüüd tunnen, on ju mingi aasta umbes, sa oled mulle rääkinud seda, kui halb on hommikuti kohvi juua tühja kõhu peale, kuidas ma pean sellest loobuma. Kui sa seda ei kuula, mis sul praegu on see väsimuse sees, ühel hetkel mingi muu asi organismis murdub. Ja tõesti see on muutnud nii paljude naiste elusid. Mul tuleb pisar silmi, ma mõtlen, kuidas see võimalik on, et see lihtsalt nagu nii hästi toimib. Head uut aastat! Head uut aastat, kallis Rokkidest saani kuule ja vaata. Me tervitame sind uuel aastal siin kaunites šampanjaklaasides puhta veega, sest doktor Toomsoo ühes meie episoodis ütles, et parim alternatiiv alkoholile on vesi. Nii et tervitame sind värsket alanud aastat. Ja suur aitäh, et sa kuulasid meid möödunud aastal ja suur aitäh, et sa jääd meid kuulama ka sellel aastal, me täname sind juba ette, sest sellel alanud 2026. aastal me lubame, et me toome sinuni palju uusi põnevaid episoode, kus sa saad palju uut kasulikku infot, mida sa saad kas või kohe oma ellu rakendada. Nii et aitäh, et sa oled meiega. Nii, aga täna, Britt, lähme kokku ka. Pildi! Me mõtlesime Britiga, et selle aasta esimese episoodi peaks tegema teemal, mis on väga-väga oluline ja see on tulnud välja meie peaaegu kõikidest eelnevatest episoodidest. Et kui sa ikka toitud kehvasti, siis on ka tervis kehv, et see õige hea tervislik toitumine on ikkagi hea ja tugeva tervise üks aluseid. Aga enne kui me läheme toitumise juurde, ma tahaks hoopis rääkida uusaasta lubadustest, kuigi need on ka toitumisega seotud, sest tihtipeale ikkagi uue aasta alguses on ju inimesed annavad lubadusi. Põhiliselt lubadused, hakkan trennis käima, liigun rohkem, hakkan toituma tervislikult ja ma just lugesin uuringut, lugesin, et ühes uuringus öeldi, et tavaliselt juba jaanuarikuu selliseks teiseks reedeks on enamus inimesi need lubadused unustanud, ehk siis see köögiviljavaagen seal teleka ees on asendunud juba selle kartulikrõpsukotiga. Et miks on nii, et me ei suuda neid lubadusi hoida? Kuidas sina suhtud üldse uusaasta lubadustesse? Mina suhtun uusaasta lubadustesse väga hästi, sest igasugune selline uus algus, mida on siis kas meie sünnipäev või on uus aasta, ta kätkeb endas, ma ei tea, kas see on meisse kodeeritud või ta päriselt kätkeb endas sellist nagu uut algavat jõudu. Ja selles mõttes mina suhtun sellesse väga hästi, aga siin on selline statistika, et 100% ainult 7% õnnestuvad. Ja õnnestuvad siis selles, et nad suudavad pidada ja ellu viia oma uusaasta lubaduse. 107%. Ehk siis kui niimoodi mõelda, siis järelikult kuskil on mingisugune konks, et miks siis 7% õnnestub ja 93% ei õnnestu. Ja sellepärast mina ka väga julgustan inimesi uusaasta lubadust andma, seda inertsi ära kasutama, aga uusaasta lubadus võib-olla natuke realistlikum, kui me seda kipume andma. Sest oletame, et minul on 20 kilo ülekaalu, oletame, eks ju. Ja ma kipun kohe, ütleme, kui arst või keegi on mulle öelnud, et sul on 20 kilo ülekaalu, siis ma kipun andma uusaasta lubaduseks selle, et ma võtan selle 20 kilo alla. Ja siis, mis ma siis iganes selle nimel hakkan tegema, kas ma hakkan trennis käima või hakkan paremini toituma või teen neid mõlemit. Ja mul on kogu aeg sihiks see 20 kilo alla võtta. Vahel ongi niimoodi, et algusotsad ta lähebki kiiremini, siis ta jääb püsima, aga vahel on niimoodi, et ka inimese organism, eriti meil küpses eas, ta ei kipu nii kiiresti nagu käivituma ja võib-olla võtab aega. Mida mina alati ütlen inimestele, sest ma olen viimastel aastatel väga palju rääkinud uusaasta lubadustest eri saadetes, ma ütlen alati seda, et anna endale väiksed sammud, sest tegelikult iga samm on võit. Nii nagu me oleme kuulnud ka, et iga diivanilt tõustud samm on juba tegelikult võit. Et ütle, et sa võtad näiteks esimese 2 kuu jooksul 5 kilo alla.
see on palju realistlikum ja see aitab sul hoida ennast motiveerituna. Ja sama on selle tervisliku toiduga, et me kipume asendama siis tordid, krõpsud ja kõik muu selle paleti kohe selle rohelise salatiga. Kõik see eelnev, mis siis võib-olla sul oli toidulaual üle forsseeritud, eks tordid, krõpsud, snäkid, kõik head asjad, need tekitavad sellist toidusõltuvust, ehk siis väikest sellist dopamiinisõltuvust. Ja kui sa nüüd võtad selle nii-öelda narkootikumi ära ja asendad selle kapsalehega või seal brokkoli varjaga, siis tegelikult sul keha on täiesti šokis. Ja loomulikult esimese 3 päeva pingutad, 4. päev mõtled, et sa ei suuda enam võidelda selle sõltuvusega ja sa tegelikult, kas sa tahad või ei taha, sa küündid tagasi sinna. Ja see ei sõltugi tihtilugu mitte sinu iseloomutuses, vaid see võibki olla kas sinu toidusõltuvus, mingi hormonaalne häire või mingi muu probleem, miks sa naased väga kiiresti sinna tagasi. Nii et tegelikult neid uusaasta lubadusi tuleb anda sellise õige sammu ja rütmiga, et tal oleks järjepidev nagu progress ja tegelikult see eduelamus. Mina ei ole kunagi andnud endal mitte ühtegi uusaasta lubadust, küll ma olen aeg-ajalt seadnud mingeid eesmärke. Minu jaoks on nagu vahe lubadusel, sellel uusaasta lubadusel ja eesmärgil, mis ma tahan selles aasta jooksul saavutada. 2 kilo alla või on see mingi tööalane või enesearengu teemaline eesmärk. Ma ei tea, kas sinu jaoks on seal vahe või? Ma arvan, et siin on lihtsalt niisugune semiootiline väike vahe, et ma arvan, et see uusaasta lubadus on võib-olla jah, eesmärk on juba võib-olla püstitatud mingisugune plaan, kuidas sinna eesmärgini jõuda ja lubadus on siis see soovunelm, kuhu ma tahaksin jõuda. Et ütleme, sellest lubadusest ideaalis võiks saada eesmärk ja siis sa püstitati sellised realistlikud sammud selle suunas, et kuidas selle eesmärgini jõuda. Kui ma ütlesin alguses, et me räägime täna toitumisest ja kes meid praegu ka vaatab, mitte ainult ei kuula Spotify's, näeb, et siin laua taga on täna ainult 2 inimest, Kaidi ja Britt. Ehk siis meil ei ole siin ühtegi eksperti, aga tegelikult on meil küll laua taga ekspert ja tegelikult see ekspert on Britt, sest kui mõtlesime, et teeme selle toitumise episoodi, keda me kutsume, siis mõtlesin, aga miks me peame üldse kedagi kutsuma? Et Britt, sa võid ise rääkides, Britt on väga suur ekspert. Britt on muuseas juba aastast 2009 teinud Smart Detoxi programmi, mille on läbinud 1000 naised, et sul olid vist seal algul erakliendid ja nüüd paaril viimasel aastal on siis olnud lausa grupid, kus siis inimesed siis 8 nädalat sa toetad neid, ma ei tea, mis te seal kõik teete, ma natukene katsun täna teada saada, sest Britil algab varsti jälle Smart Detoxi programm, aga minu enda üks tuttav rääkis muuseas, et kui me hakkasime podcasti tegema, sa teed Britiga podcasti või ma läbisin tema selle Smart Detoxi, kusjuures oli väga palju kasu ja ma kaotasin kaalu ka. Ja siis ma vaatasin, et tagasiside, mis sa oled sellele programmile saanud, näiteks Elin ütles, et ta kaotas 6 kilogrammi ja sai juurde palju energiat. Reet sai jagu väsimusest, Pille võitis magusaisu, Eerika rõõmustab, et kuigi Smart Detoxi ajal ei pea kaloreid lugema, kaotas ta ikkagi 6 kilogrammi. Annika kaotas lausa 9 kilogrammi. Tiinal ei valuta enam põlved. Janne nahk läks palju paremaks. Ülle magab palju paremini ja nii edasi ja nii edasi. See on ainult mõned sellised hea tagasiside väljavõtted. Aga nahk läks paremaks. Kaloreid ei pea lugema. Põlved enam ei valuta. Ja kui mina mõtlen Smart Detoxi peale, detox, see kõlab mul umbes nii, et nüüd ma pean mingit taimeteed jooma, mingit rohelist vedelikku süüa, ma midagi ei tohi, pean kaloreid lugema, aga kuidas tegelikult on? No mida see tegelikult detox tähendab, eks ju, see on detoxification, ehk siis me nagu eemaldame või väljutame oma kehast mürkainet, seda tegelikult see sõna tähendab. Ja tõesti neid detoxi variante maailmas on väga-väga erinevaid ja miks mina olen sinna pannud siis selle eesliite, see Smart Detox ehk siis tark detoxifikeerimine ongi sellepärast, et tegelikult selle 8 nädala jooksul me tegeleme väga süsteemselt sellega, et puhastada organism toidusõltuvusest. Aga sa teed seda siis õigesti toitumisega või? Me teeme seda, sellel on 3 sammast, millele me tugineme, sest need kõik 3 sammast on olulised selleks, et see
tulemus oleks püsiv, et see harjumus ja see muutus elustiilis oleks jäädav ja et ta annaks sulle nagu kõik need 3 aspekti, mis on alati tulnud välja ka nendes blue zone'ides, mis on 3 siis kõige olulisemalt alustala siis selleks, et sa oleksid terve, tugev ja rõõmus. Kõigepealt loomulikult me korrigeerime oma toidulaua ja me tegeleme sõna otses mõttes toidusõltuvusest võõrutamisega. Teiseks on hästi oluline liikumine. Me liigume regulaarselt, me teeme pilatest, me käime õues kõndimas, sest ka värskes õhus on väga oluline liikuda. Ja osadel on seal ka muud treeningud lisaks, aga et ütleme me põhiliselt detoksi käigus meil on igapäevaselt on Pilatese miniseeria. Miks just Pilates? Üks asi see jah, et ma olen Pilates õpetaja, aga eelkõige sellepärast, et Pilates on selle poolest unikaalne, et ta ka masseerib lihastega siseelundeid, ehk siis ta aitab kehal väljutada mürke. Ja ta aktiveerib vereringet, ehk siis ta aitab ja lümfiringet, ta aitab need mürgid välja viia. Et sellepärast see Pilates on seal oluline osa. Sama oluline on väljas liikumine ja sama oluline on ka kõik muud, kes käib veel lisaks aeroobikas või jõusaalis või ujumas, et mis iganes need huvialad kellelgi on, et sinna lisaks on kõik teretulnud liikumised. Aga seda saab, see programm on ikkagi ju veebiteel, et selleks ei pea Tallinnasse kohale sõitma. See programm on kõik veebiteel ja 3. aspekt on kogu meie vaimne ja mentaalne pool, sest üks põhiline aspekt, mis ka küpset naist tegelikult kõige rohkem nii-öelda kõigutab, on see sama mentaalne stress. Ja kui me oleme nüüd jõudnud ükskõik mis ikka siis 45+, siis ilmselgelt meil kõigil on mingi pagas, mis meil on kaasas elult. Ja tihtilugu me ei mõtle ennem nendele negatiivsetele läbielamistele või negatiivsetele harjumustele või mõttemustritele või kriitikale, mis me enda või teiste suhtes avaldame. Me ei mõtle nende peale ennem, kui me oleme juba piisavalt vanad. Sest et niikaua, kui me oleme noored, oleme, kuidas me oleme, me ei pane neid asju võib-olla tähele. Aga kui me jõuame teatud ikka, siis ühel hetkel need hakkavad meid üht või teist viisi vaevama. Ja siis me detoksi käigus selle 8 nädala jooksul me teeme nii-öelda ka detoksi oma kogu mentaalses süsteemis, kuidas me suhtume endasse, kuidas me suhtume teistesse, kas meil on midagi, mida me peame ise endale andeks andma, näiteks ma teame, Kaidi, sinuga oleme rääkinud seda, et sinu üks põhiküsimus oli, et kas sa suudad elu lõpus endale andeks anda, kui sa selle podcastiga ei alusta, eks ju? Sest tihtilugu me laseme elu käigus hirmudel dikteerida seda, mida me valime, ja pärast, eks ju, kahetseme, et miks me küll ei võtnud, eks ju. Ja vaata, kui tore, et me saime kokku, et me saame üksteist julgustada ja koos minna, et ei ole seda nagu seda üksinda, eks ju, seda hirmu või stressi. Ja siit tulebki seesama, see koos, see kogukond. Ja detoxis on ka üks fenomenaalne siis toetuspunkt ongi see, et meil on kogu see naiste kogukond ja pluss ma olen ise siis ka 24/7 tegelikult naistel saadaval, minu käest saab küsida. Et sulle võib öösel kell 3 kirjutada Messengeri ja sa vastad või? Mulle võib kirjutada öösel kell 3, vastan hommikul kell 5, kui ma ärkan. Ja ühesõnaga, et ma olen tõesti ise kogu aeg naistele toeks, vaatamata sellele gruppi võib tulla lausa 1000 naisi korraga, et me kogu aeg vastame, ma kogu aeg olen liinil, sest et oluline on see, et naised saaksid selle kogukonna ka endale sellega koos. Ja mis on eriti tore, mis mind on väga üllatanud positiivselt, kui südamlikud ja soojad on naised. Ja kui see kogukond, meil on kinnine Facebooki grupp, kui see kogukond on seal koos ja keegi näiteks postitab, et tead, et ma ei jaksa enam või ma ei saa hakkama sellega või mul ei tule ühtegi retsepti ideed, kui palju naised hakkavad üksteist julgustama, üksteist toetama. Tead, mul vahel ma loen neid, mida teised vastavad üksteisele, tead, pisar võtab silma, et kui südamlikud ja hoolivad on naised. Nii et see on nagu need 3 väga olulist aspekti, eks ju, toitumine, liikumine ja kogukond ja kogu see mentaalne pool. Ja võib-olla siia ma räägiks selle loo, et kui ma olin noor tüdruk, siis mul oli Vormsi saarel, kus mul oli maakodu, meil oli seal kõrvalkülas oli piimatädi. Ja ta oli hästi süke pisike krimpsusnaine, tal oli, eks ju, sõjaaegne inimene, päris keeruline elu oli olnud. Ja ma mäletan juba lapsest peale,
et kui me käisime tema juures seda värsket piima toomas, seal varvaste vahelt litsus seda mõnusat sõnnikut seal laudas ja patsutasin seda lehma, kelle piima ma jõin. Ja siis ma nii mäletan, kuidas alati piimatädi Maria tuli ja tead, kuidas tal oli hästi kortsus, aga tal oli kõik kortsud olid tead siuksed nagu rõõmukurud. Ometi tal oli väga raske elu olnud ja ta alati oli nii helge ja nii südamlik ja nii rõõmus ja ma nii mäletan, mul mingi klikk käis kuskil alateadvuses, loomulikult ma teadlikult sellel veel lapsena ei mõelnud, aga mingi klikk käis, et sa saad ainult olla nii rõõmus vanainimene siis, kui su hing on kerge. Ja siis, kui ma ise jõudsin kuskil 20-ndatesse ja seal 25, eks ma juba selleks ajaks olin 11 kogenud, läbi elanud igasuguseid traumasi, mis me siit elus saame. Ja siis ma tundsin, et tegelikult nüüd on aeg hakata tegelema selle nii-öelda hingelise ja mentaalse poolega, et vabaks lasta neid negatiivseid, et me ei kannaks neid kaasas, sest nii kurb on vaadata neid kibestunud vanemaid inimesi, kellel hinged on nii haiged, sest neil ei ole olnud õigel hetkel võimalust või soovi või tahtmist nii-öelda vabastada ennast sellest hingelisest mürgist. Nii et see on hästi oluline aspekt selle detoksi juures, et me vabastame ka oma kogu hingelise poole ja tead, ausalt öeldes päris mitu kilo lähme juba kergemaks selle arvelt, kui me saame nendest negatiivsetest mõttemustritest lahti. Meil tekib nagu selline võin lennelda tõesti, et see on kindlasti üks unikaalsus selle juures. Aga kuidas siis toitumisega ikkagi seda detoksi nii-öelda oma kehas läbi viia? Kas on siis nii, et pean nälga tundma või mida ma seal süüa võin? Nälg ei aita meil kunagi väga hästi detoksida. Kui ei ole just kontrollitud mingi paast, eks ju, see on täitsa teine teema. Nagu me ennem ütlesin, me tegeleme toidusõltuvustega ja ma arvan, et see ei tule täna kellelegi üllatusena, et enamus toiduaineid, mis me poes riiulilt võtame, millel on väga ilusad värvilised pakid ümber ja hästi palju julgustavaid tekste, et võtmes, et söö mind, mina olen parim, sinu vitamiinipomm. Ma olen suhkruvaba, minus on see nagu need hommikuhelveste pakid. Täpselt, eks ju. Ja tegelikult, kui sa hakkad seda koostist lugema, siis sa ei tunne sealt ühtegi sõna ära, sest et ükski ei viita sellele, mida sa mõtlesid, et sa sööma hakkad. Ehk siis me tegelikult sööme igapäevaselt enda teadmata sisse väga suurel hulgal aineid, näiteks suhkru nimelisi aineid või magusaineid on meil tegelikult, ma arvan, Euroopa turul üle 100, millel on väga palju erinevaid, küll glükosamaat, glükosee, see teine, kolmas, neljas, see siirup. Ühesõnaga, neid nimesi on nii palju keerulisi, mida pannakse toiduainete sisse, et sa tegelikult, kui sa vaatad, et suhkrut ei sisaldaks, siis enamus toiduainetest tänapäeval ei sisaldagi roosuhkrut nii-öelda, vaid sisaldab kõiki alternatiivseid magusaineid, mis on palju veel mürgisemad. Ehk siis, mis juhtub, on see, et kõik need maitsetugevdajad, kõik need suhkrud, kõik need erinevad värvained, kõik need erinevad soolad, need stimuleerivad meie maitsemeeli ja stimuleerivad organismi üle. Ja nad tekitavad selle mõnuefekti, sellise dopamiini laksu, mis tegelikult teadlased on seostanud täitsa nagu heroiini kogemusega. Mul endal päris narkootikumidega kogemust ei ole ja et sellepärast ma ei saa öelda, et see tõesti samamoodi mõjub, aga teadlased väidavad, et ajus tekitab see samasugust efekti. Sama nagu näiteks ekraani scrollimine tekitab ka selle mõnuefekti. Ja võt seesama me sellesse mõnuefekti jäämegi sõltuvusse. Ja teine aspekt, mis ma loodan, ma aastaarvut ei eksi, kas oli 3 või 40-ndatel Ameerikas, kui teadlased, me kõik teame seda väljendit, on comfort food, eks ju, see lohutustoit. Lohutustoit on haklihakaste ja kartulipuder. Jah, sest et see on su lapsepõlve maitse, eks ju. Aga mida siis teadlased avastasid, et kuidas tekitada siis sellist lohutustoitu nii-öelda inimestele, mis tekitab neile selle mõnutunde ja selle sõltuvuse. Ma ei tea nüüd, kas teadlased päris niimoodi mõtlesid, et tekitame inimese sõltuvuse, aga jäägu see nende enda teada. Aga ühesõnaga nad avastasid selle unikaalse kombinatsiooni, mis on siis magus, soolane ja rasvane ja need kõik kokku. Ja see on sama kombinatsioon, mis on emapiimas. Ehk siis, ja see on see emapiima koostis,
sest seal on neid mineraale, eks ju sees, mis on see soolasus, seal on see magusus ja seal on, eks ju, rasvasus, sama on, eks ju, lehmapiimas, sama on nendes kõikides siis nii-öelda imikutoitudes on see vedelal kujul sul kõik need ained olemas. Ja kui nad selle koosluse avastasid, nüüd võta ükskõik, mis sa sealt letilt võtad, kõikides soolastes toitudes on ka suhkur või mingi magusaine ja on ka rasva. Ja see sama on, eks ju, kõikides krõpsudes, kommides, kõikides on see kolmene kombinatsioon. Ja nüüd, kui sinna lisada siis need veel neid maitse tugevdajaid, siis see tekitabki selle tunde, et see on kõige turvalisem toit. Ja siis sa seda tarbid ja tarbid ja tarbid. Et selles mõttes see lohutustoit on päris õige nimi talle, sest et, eks ju, see emapiim annab ju ka lapsele rahustust, lohutust, eks ju, seda turvatunnet. Ehk siis eks inimese ajuga mängitakse viimasel sajandil ja poolel teisel ikkagi päris korralikult. Ja me oleme toidusõltlased ilma, et me sest aru saame. Ja minul on see füüsiline kogemus olemas, kuidas ma olin põhimõtteliselt elasin läbi narkovõõrutusravi. Miks ma seda tean, on seepärast, et ma olen narkomanidega töötanud, olemata ise kunagi olnud narkoman. Ma olen kursis, et mis on need aspektid, mida inimese keha siis läbi teeb, kui ta võõrdub narkootikumidest. Ja minul toimusid samad protsessid, kui ma võõrdusin suhkrust ja nisujahust. Ja nüüd on imekombel siia Briti ette lauale jõudnud 2 toidulisandite purki. Need on eestimaiselt toidulisandite tootjalt Ecosh ja meil on nii hea meel, et Ecosh toetab meid edasi ka sellel aastal, nii et suur aitäh sulle, et sa oled läinud sinna Ecoshi e-poodi, kasutanud koodi 10020 ja oled soetanud Ecoshi tooteid, sest me tõepoolest Britiga kasutame neid ka ise, et mina võtan iga õhtu nende magneesiumit, ma võtan igal hommikul D3 pluss K2 ja mis need sinu käes praegu on? Minul on siis 2 väga head toodet, üks on Pulardi, mis on siis 5-10 miljardit aktiivset elusrakku on väidetavalt siis sees. Ja teine on ekobiootik naistele, kus on siis ka väga head piimapebakterid, kiudained ja taimed. Ja siin on tõesti minu lemmiktaimed on siin saialil, kortsleht ja aasristik. Ja need väga hästi toetavad meie soolestikku, sest me teame seda ütlust, soolestik on meie teine aju ja tõesti väga oluline on tegeleda oma soolestikuga ja hoida see terve, tugev ja korras. Nii et kui sul on vaja osta toidulisandeid, siis mine Ecoshi kodulehele, seal on nende e-pood ja kui sa sisestad koodi 10020, siis saad kõik Ecoshi täishinnaga toidulisandid soetada 20% soodsamalt. Aitäh sulle ja aitäh Ecoshile. No sa oled mulle rääkinud õuduslugusid sellest, kuidas seal Smart Detoxi programmis esimese nädala jooksul tuleb loobuda kohvist, mis ja sa oled, ma tean, nii kaua kui ma sind nüüd tunnen, on ju mingi aasta umbes, sa oled mulle rääkinud seda, kui halb on hommikuti kohvi juua tühja kõhu peale, kuidas ma pean sellest loobuma. Ma ei ole sellest päris hästi nagu aru saanud ja siis sa mulle seletasid uuesti, tegid selle üksipulgi selgeks, on ju, siis ma ütlesin, kas ma võin siis decaf'iga alustada. See ei ole õnnestunud ja ma tunnistan ausalt, siiamaani ma ikkagi alustan iga oma hommikut 2 tassi kohviga. Ma ei suuda sellest loobuda. Ja ma ei saa tulla sinu programmi, sellepärast, et seal ei tohi enam kohvi juua. No miks peaks kohvist võõrduma 8 nädalat? Number 1 põhjus on sellepärast, et esiteks kohvi on väga tugev stimulant. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui sa hommikul jood eriti veel tühja kõhu peale, eks ju, aga ka toidu juurde, kui sa jood selle tassi või 2 kohvi, siis sa põhimõtteliselt, ütleme, kui sa jood seda pärast toitu, see on natukene parem variant, sest et su organism on saanud juba toitaineid ja siis sa jood oluliselt vähem seda kohvi. Kui sa jood tühja kõhu peale, siis sul puudub igasugune toitaine pagas ja sa tegelikult hakkadki siis kohe andma nagu peruopusele hommikul piitsa, et hakka nüüd liduma või muidu. Ja me ei taju seda, sest me oleme harjunud selle stimulandiga, me oleme harjunud sellega, et me saame selle nii-öelda stimuleeriva laksu kohe kätte hommikul. Ja mis siis juhtub, on see, et sa tegelikult sul kaob ära keha taju. Sul kaob ära esiteks see taju, kui väsinud sa oled. Kas sa vajad üldse puhkust? Ja ütleme, nii kaua, kui me oleme noored inimesed, kus meil on see nii-öelda keha ressurss ja see energiavaru tundub, et ta on piiramatu, siis su keha tuleb sellega toime.
et ta veel stimuleerib üle, et tal on niikuinii energiat, aga võib-olla ta ei maga eriti tihti, eks ju, on palju põnevat ja muudki teha, eks ju, elus. Ja ta kohviga nii-öelda stimuleerib endal seda adrenaliini ja kortisoli üles, et oleks nagu löögivalmis või jooksuvalmiseks. Nüüd, kui me jõuame sinna küpsesse ikka ja mina hakkasin ka tegelema küpsete naistega siin 3-4 aastat tagasi. Ma ka otsustasin, et ma tahan tegeleda naistega, sest esiteks ma olen ise naine ja teiseks, et ma nagu tajusin, et kuidagi see kogu see menopausi ja perimenopausi see teema, et see on koht, kus ma väga tahaksin olla naistele toeks ja koht, kus aidata naistel, nii nagu sina, Kaidi, ütleme, avasid treeningu alles 49-selt, et ka kõik naised, kes võib-olla sinnamaani ei ole üldse mõelnud oma tervise peale või liikumise peale või toitumise peale, et aidata neil siis nagu vaikselt parendada oma elustiili selleks, et elada siis tervelt ja pikemalt rõõmsalt, eks ju, oma elu. Ja nüüd, kui me nüüd küpses eas, siis jätkame seda peruobuse, eks ju, piitsutamist hommikul ja sa ühel hetkel ei taju, kus on sinu väsimuse piir ja kus sa tegelikult vajaksid puhkust, sest siis juhtub see, et see kortisoli nii-öelda see stimulatsioon hakkab kurnamusorganismi üleliia ja sul tekivad suuremad põletikud, sul tekivad, eks ju, sellised nii-öelda ka vananemisilmingud selles mõttes, et sul võib tõusta kaal, sul tekivad põletikud ja ühel hetkel sul sellest siis arenevad järjest edasi ka liigeste valud. Tegelikult sa nagu kurnad oma organismi üleliia üle. Miks? Ma ise ju ka joon ikkagi pisikese tassi kohvi peale sööki hommikuti, aga miks teha see puhastus ongi selleks oluline, et sa kõigepealt võõrduksid sellest mürkainest, sest kohvi on must kuld ja kohvi on, kas sa teadsid, et iga päev juuakse 8 miljardit tassi päevas, mis on inimkonna, eks ju, praegune arv ongi seal 8-9 miljardi vahel, eks ole. Aga nendest on ju paljud lapsed ja eks siis kujuta ette, milline nii-öelda kapital see on. Ja selleks, et nüüd 8 miljardit tassi toota igapäevaselt kogu inimkonnale, siis kujuta ette, mismoodi seda kohvi kasvatatakse. Kus teda kasvatatakse ja millega teda pritsitakse, et sealt tuleks see tootlus peale, sest teadupärast Eestis ei kasva kohvi, Soomes ka mitte. Need on üksikud riigid, kus üldse kohvi saab kasvatada ja kujuta nüüd ette seda koormust nendele kohviistandustele, et see 8 miljardit tassi toota, ehk siis kohvi juba kasvatamise ajal teda pritsitakse, teda pärast järel käideldakse, pritsitakse, töödeldakse, et ta jõuaks meie lauale siis tassi kohvina. Ja kohvi on nii kallimaks läinud, aga kas nüüd poes siis need sellised tuntud kuulsate suurte brändide kohvid, mis on soodsama hinnaga, kas sa tahad öelda, et need on siis rohkem pritsitud ja kehvemast toorainest tehtud? No eks sa võid siit ise järeldada, kuidas toota 8 miljardit tassi kohvi umbes 3-4 riigis, kus ta üldse klimaatiliselt kasvab. Ehk siis ilmselgelt sa pead kuidagi tootma nii palju ja nagu ikka, eks ju, igasugust asja, nii nagu on teemandile toodud alternatiiviks, eks ju, sirkoonkivi, mis meenutab teemandit, sest et lihtsalt ei suudeta kaevandada nii palju teemandit. Ja see on paratamatu, et kui see tarbimine läheb väga laiaks, siis see kvaliteet peab, eks ju, kannatama, sest sa ei suuda kvaliteetkohvi, sa ei suuda tagada 8 miljardit tassi igapäevaselt. Et siis pigem osta kvaliteetset kohvi ja juua vähem? Jah, minul on endal see printsiip, et ma joon kohvi nii kaua, kui ma suudan osta, ma alati ei suuda, ütlen ausalt, vahel on rahaliselt niimoodi, et ma ei raatsi osta seda kallist kohvi ja siis ma teengi ka pausi, aga ütleme niimoodi, et ega see kallis kohvi, mis meie toidulauale jõuab, küllap ka see on mingil määral töödeldud ja pritsitud, et ega päris sellist puhast kohvi, ma arvan, on väga keeruline leida. Aga isegi, kui sa jood kvaliteet kohvi, näiteks iga kord, kui ma teen ise endale detoksi, ma samal ajal, kui ma teistele teen detoksi, ma ise ei saa detoksi teha, sest siis mul on
nii-öelda see vastutus ja stress on nii laes, et siis ma tegelen kõikide teistega, aga ma siis pean endale leidma neid siis suure detoksi. Nüüd ma ei saa aru. Minu jaoks on detoks ikkagi, ma saan aru, see on ikkagi see, kuidas ma õpin seal sinu käe all, kuidas, lihtsasti öeldes tervislikult toituda. Aga sa ju ise teed seda ju kogu aeg ju. Jaa, aga ütleme niimoodi, et detoks, see 8 nädalat ka, me tegelikult lisaks sellele, et me eemaldame toidulaualt mürkained, me eemaldame ka teatud toiduainegrupid mingiks perioodiks, et lihtsalt puhastada organismi, anda soolestikule puhkust, me võtame välja gluteenid, me võtame välja ka piimatooted, lehmapiimatooted, me võtame välja ka ühel hetkel liha ja me võtame ühel hetkel välja ka mereannid ja kala. Lihtsalt selle jaoks, et rikastada meie toidulauda uute toiduainetega. Üks põhiline tagasiside, mis lisaks nendele, mis sa lugesid ja tõesti see on muutnud nii paljude naiste elusid ja ma ise ka iga kord, kui ma neid tagasisidesi loen, mul tuleb pisar silmi, ma mõtlen, kuidas see võimalik on, et see lihtsalt nagu nii hästi toimib. Ja see üks põhimõte on ka see, et lisaks mürkainetele, vaata inimesel on niisugune huvitav inimene ikkagi on oma harjumuste ori ja ma isegi, olles väga teadlik, aga kui sul on suur pere, meil on 3 last, eks ju, ja mul on abikaasa, meil on 5-liikmeline pere ja kui ma igapäevaselt teen kodus süüa, sest et minul on see põhimõte, et toit peab olema valminud kodus. Väga harva, kui me ostame mingit valmis toitu Boltiga, eks ju, et ma ikkagi igapäevaselt teen kodus süüa kogu oma perele. Poolfabrikaate sa ei osta üldse, ega ka neid, mis on mingid, küll toored, mille sa pead ahju pistma, aga et on juba nagu maitsestatud poes karbis. Ei, sest seal on alati suhkur sees. Et ma teen ise toidud ja nüüd, kui sa mõtled, et eks ju, et sa iga päev 5 inimesele teed, eks ju, 3 korda päevas söögi, siis eks mina kipun ka vajuma mingitesse kindlatesse toitudesse, mida ma nagu harjumuspäraselt teen. Ja detoksi üks oluline aspekt, mida ta ka inimesel muudab, ongi neid harjumuspäraseid toiduaine, mis me sööme. Sest et me teame, eks ju, mida me peaksime sööma küpses eas, neid valke ja seda ja teist ja kolmandat, eks ju. Ja me kipume sööma neid samu asju igal hommikul ja igal lõunal ja igal õhtul, eks ju, et sest mingid kindlad asjad, mida on lihtne kätte saada, lihtne teha, eks ju. Ja nüüd detoksi ajal see 8 nädalat, see on nagu selline põnev reis täitsa uute maitsete maailma, kus ma võtan ära ühe toiduainegrupi, kõik, mis on lubatud. Need, mis on ära võetud, need on keelatud. Ehk siis sul ei ole ühtegi sundmenüüd ees, vaid et sa saad vabalt mängida nende lubatud toiduainete piires. Ja kui sul on tunne, et aga mida ma siis söön, kui ma ei saa piimatooteid süüa, mis ma siis söön, kui sa liha ära võtad, seal on terve pikk nimistu toiduaineid, mida on igal pool kätte saadav, ehk siis sa ühel hetkel annad selle nimistu? Ma nimistu annan, ma menüüd ei anna. Aga menüü on nüüd aastatega tekkinud kõikide nende siis, kes on detoksi läbinud, kõik need eri katsetused, meil on selline menüü nagu kogum, kus siis saab inspiratsiooni võtta, et kui sa jooksed ja siis detoksi käigus ka naised hästi palju jagavad oma avastusi, retsepte, nii et tegelikult seda, mida süüa teha, seda ei pea muretsema. Oluline, et sa sööd lubatud aineid ja vaikselt võõrdud siis nendest toidusõltuvustest, mis on siis tekitatud erinevate nende mürkainete ja stimulantide poolt. Ja siis, kui sa lood endale teisi maitse kogemusi ja erinevatest toiduainetest, mida sa ei ole võib-olla ammu üldsegi söönud, näiteks mõned inimesed avastavad täitsa uuesti kaalika, peedi, mis iganes, seal on neid kodumaiseid juurvilju juba nii palju, mis on kõik hästi talv läbi säilivad, avastavad täiesti nagu uus maailm. Ei peagi ostma seda kallist avokaadot iga päev, ei pea ostma välismaiseid, osta Eesti oma juurvilju ja tee nendest põnevaid, eks ju, roogasi. Ja mis selle tulemusena juhtub, on see, et sinu soolestiku mikrofloora, ehk siis see soolestiku keskkond, kus on kõik need erinevad bakterid, see saab jälle rikastatud.
sest et sa ei toida teda enam nende mürkainetega ja sa hakkad teda rikastama uute toiduainetega, ehk siis lihtsas keeles see soolestiku mikrofloora saab siis rikkalikumaks ja tänu sellele paraneb seedimine, kuna me liidame ka väga palju kiudaineid, eks ju, me sööme kiudaineid selle käigus, mis puhastavad soolestikku ja nii edasi ja nii edasi. Sa mainisid kiudained ja ma saan aru, sina võib-olla ei saa sellest aru, sul on see endiselt võib-olla uskumatu, aga paljud inimesed ei tea, mis need kiudained on. Nii, loe nüüd ette, mis on need kiudained, mida siis võiks oma menüüsse panna iga nädalaselt? Kui me mõtleme kiudaineid kui erinevaid gruppe, sest neid kiudaineid on ju väga palju. Aga kiudaine on ikkagi see, mida sa ei võta on ju välja, sest seda me peame saama ju kogu aeg, on ju nii? Absoluutselt, no loomulikult. Kiudaine on kõikides juurviljades, kiudaine on kõikides puuviljades. Kiudaine on, siis on need vees lahustuvad, inuliin, erinevad kiudained. Inuliin on? Kiudaine, eks ju, vees lahustav kiudaine. Aga kus seda inuliini on? Seda saab ka eraldi täitsa kiudaine või eraldi inuliini kui pulbrina ka, et mida saab nagu lisaks võtta. Siis loomulikult kõik need seemned, eks ju, chia seemned, jämedalt purustatud kanepiseemned, seal on kõik need aganad ja asjad küljes. Purustatud linaseemned? Purustatud linaseemned, eks ju. Linaseemneid, nüüd ma alati ütlen selle juurde, et inimesed ei unustaks selle ära. Linaseemneid tarbides, neid purustada tuleb vahetult enne söömist, eks ole. Et muidu seal see õli, see hea õli, kus on ka oomega, see rääsub väga kiiresti. Nii et selleks võiks olla täitsa üks lihtne kohviveski, need maksavad 20 eurot või 25 eurot, see kõige lihtsam, käega vajutad peale. Minul on ka köögis ja nad peavad eluaeg praktiliselt vastu, nad on uskumatult vastupidavad, lihtsad masinakesed. Ja mul ongi kiudaine purustamiseks kohe selline, et sinna ma viskan sisse siis linaseemned, kanepiseemned ja veel võib-olla mingid asjad, mis näiteks väga hea on see maarjaohaka seemned. Seal on väga palju kasulikke aine, mis puhastavad ka maksa, eks ju. Ka need teen paar törtsu, et niimoodi kergelt ära purustada ja siis viskadki kas pudru sisse, mina panen kogu perele seda pudru sisse, ma panen endale, ma joon kiudaine segu veega täitsa tühja kõhu peale. Sinna võib sisse panna psüllumit natukene, ühesõnaga see võib olla väga rikkalik. Aga öeldakse, tahad saada kiudaineid, on ju söömaid ja nii mitu viilu, teravilja leiba. Ma vaatasin sealt Tervise Arengu Instituudis kodulehelt eile just seda toidupüramiidi. Seal kõige rohkem on ikkagi neid teravilju, on ju, mida me peaksime nagu tarbima. Kui me nüüd mõtleme tagasi Sergei Saadiga episoodile, tema arvates me ei tohiks üldse neid süüa, on ju. Ja mis ma tahakski siin ka mainida, ongi see, et see infotulv tänapäeval on nii meeletu suur, on ju. Et eks siin meilgi on nagu üks räägib ühtemoodi, teine räägib natuke teistmoodi ja siis ma ise mõtlen, kus see tõde siis nüüd on või mida ma siis nüüd kuulan, siis ma ise olen võtnud sellise seisukoha, ma kuulan oma keha, mu mees küsis, kuidas sa seda keha kuulad. Ma lihtsalt küsin keha käest, et kas sa tahad seda leiba praegu ja kui keha ütleb ja ma tunnen, kui tuleb selline nagu raskus kõhtu, siis järgult keha ei taha, on ju. See on muidugi üks viis, kuidas kehale läheneda, ideaalis see nii peakski olema, et sa ise tajud, mida sa tahaksid süüa. Kahjuks, kuna enamus inimesed on just selle sama toidusõltuvuse lõksus, siis neil on ammu kõik need kehatundlikkuse retseptorid ära nüristunud just nende lõputute maitseelamuste poolt ja nad tegelikult ei saa enam aru üldse, mida nende organism vajab. Aga detox on tõesti see selline esimene 8 nädalat sinu uuest elust, kus sa kõigepealt võõrutad ennast nendest sõltuvustest vabaks. Ja siis enamus naised, kes tõesti järgivad, ma pean ütlema seda, et detox toimib ainult siis, kui teda järgida. No mõtlengi, kus sa tead? Sa võid ju öelda, et ära joo kohvi, kus sa tead, et inimene kodus kohvi ei joo? Mina ei teagi ja nagu ma alati ütlen, et see on vabatahtlikkuse alusel, et eks me enda tervis on ikka me enda kätes. Ja on ka neid naisi, kes alguses võtavad hoogu, et esimene detox nad tõesti ei suuda kõigest loobuda, teevad natuke kaasa, teine detox on juba parem ja 3. detox, siis nad suudavad kõike järgida. Et vahel on ka see, et ongi vaja natuke neid hoovõtulaudu ja ta on täiesti okei teha seda 2-3 korda, mõni teeb juba 4. kord, sest see on niisugune mõnus nagu täielik restart kehal, eks ju, kuna me ei nälgi ja see detox on laiendatav kogu perele, ta on turvaline sünnist surmani.
kõigi seas, sest mina tegelikult olen eluaeg niimoodi oma pere toitnud, nagu ma detoksi teen. Mida sa siis oma perele süüa teed? Ja too praegu nagu paar sellist näidet. No näiteks üks asi, mis on minu niisugune hea nipp, mida ma alati kõikidel koolitustel ka jagan, on see, et näiteks kui tõesti on see peretoidulaud käest ära läinud ja me oleme saanud kuidagi mõjutatud sellest, et mida me lapsed nagu sellest ka omakorda sest toidusõltuvusest nõuavad, et kas ainult makaroni ketšupiga või niimoodi. Oletame, et lastele meeldib kotlett ja purusta sinna köögikombainis või riivi ise käsitsi peeti, sest see on täpselt lihavärvi ja ta ei anna mingit spetsiifilist maitset. Siis sa riivid sinna porgandit sisse, kindlasti paned sibulat rikkalikult, eks ju, kõiki muid asju, et sa peidad sinna kotleti sisse juurvilju. Ja siis sa võid sinna juurde teha, eks ju, mida iganes kastet või ahjus näiteks kartuleid ja lased neil natuke jahtuda, eks ju, ja nii edasi. Nüüd teine väga hea nipp on lased neil natuke jahtuda. See on käinud see teema läbi meil soolestiku episoodist, aga neid tuleb siis lasta jahtuda sellepärast, et see resistentne tärklis natukene väheneks. Kartul, riis, paljud teraviljad sisaldavad tärklist. Pigem mõelda nagu niimoodi, et mida rohkem sisse tuua oma toidulauale, mille tagajärjel sul ei ole vaja nii palju seda teravilja sinna juurde. Ja mina mõtlen alati niimoodi, et vaata vanasti kui talus söödi. Mida söödi talus, eks ju? Kartulit, leiba, hea koliga lihatükk sinna juurde võtta. Aga siis need samad inimesed läksid põllule ja tegid rasket tööd päev otsa, eks ju, põllul või karjas või loomi hooldades, eks ju. Nii et nad tegelikult kulutasid kõik selle energia ära ja loomulikult toidulaud oli ka natuke teistsugune toona, kui ta täna on, eks ju. Kui me täna mõtleme, et me põhiliselt istume või liigume ikkagi vähem, kui rasket tööd tehes päev otsa, siis järelikult meil ei ole nii palju vaja seda süsivesikut. Ja me saame tegelikult süsivesikut väga paljudest kohtadest, et kui sul on näiteks harjumus hommikuti, ma tean, paljud on öelnud detoxis ka, et aga millega ma siis asendan hommikusöögi, mulle nii meeldivad need võilevad. Okei, sulle meeldivad võilevad. Kui sa veel võid seda, eks ju, teravilja süüa, meil teravili läheb alles 4. nädalal välja, siis pane niimoodi, et pane sinna leiva peale, mitte enam poest ostetud vorsti või sinki, mis on täis gluteeni ja täis kõik võimalikke muid aineid peale liha. Leia sinna päris liha, näiteks eelneval õhtul küpseta näiteks kanaahjus või tee mingisugust, eks ju, kotlette asju juurviljaga. Kui ma keedan kanapuljongit, siis selle kana, seda ma saan seal peaaegu nädal aega lõigata selle võileiva peale. Väga õige. Ja teine asi on see, et kui sa, eks ju, teed näiteks neid kotlette või mingit muid, eks ju, pikka poissi või mis iganes keegi teeb, on ju, tee seda rohkem, peida sinna hästi palju juurvilju sisse ja sa saad seda samamoodi lõigata omale leiva peale. Ja nüüd, kui sa võtad sinna leiva viilu peale korraliku nii-öelda oma tehtud selle kotleti, kus on ka juurviljad sees ja kõik head ained või selle pika poisi, eks ju, siis sa ei pea rohkem sööma kui ühe võileiva, sest et sa saad nii palju toitaineid või sa paned, eks ju, võtad sinna 2 muna juurde või sa võtad, eks ju, sinna hunniku kodujuustu värskete, eks ju, mingite, mis kätte on saada, riivi kas või porgandit kodujuustu peale, eks ju. Ehk siis mina annan neid nippe, kuidas mitte öelda sulle, et Kaidi, ära, eks ju, võileiba söö hommikul, vaid et söö see võileib niimoodi, et see üks võileib toidab sind poole päevani. Ja sama selle kohviga ka, et see on ainult 8 nädalat, kus me anname oma organismile puhkust. Ja miks see kohviga nii šokeeriv on sellepärast, et see kohvi võõrutus on päris karm mõnedel. Mõnel on nädal aega peavalu. Ja mõnel tekivad ristluvalud. Mõnel tekib meeletu väsimus, ütleb, et ta ei jaksa enam tööle minna. Ja ühesõnaga tekivad sellised väga huvitavad võõrutusnähud ja ma olen alati öelnud, et tead, et kui sul on nii karmid nähud, siis tegelikult võtagi haigusleht ja puhka ennast välja. Sellepärast, et kui sa täna seda ei tee ja kui sa kohviga edasi piitsutad ennast, eks ju, oleneb, kus vanuses keegi juba on, siis ühel hetkel lihtsalt on mingi, et kui sa seda ei kuula, mis sul praegu on see väsimuse sees, ühel hetkel mingi muu asi organismis murdub. Kas sul tekib mingi haigus või see põletik läheb üle vindi, et sul hakkavad liigesed valutama või sul mingi muu asi ütleb üles.
et oluline ongi aru saada, et kui me võtame need stimulandid maha, et mis mul siis organism räägib. Ja võt see on see aeg, see 8 nädalat, see on selline teaduslik aeg, et näiteks kui sa vaatad väga paljusid katseid, mis tehakse, eks ju, inimestega heas mõttes, et neid erinevaid elustiili muutusi asju, siis need on kõik tavaliselt 8 nädalased, et see on selline piisav aeg, kus inimese organismil on võimalik luua mingeid muudatusi ja need muudatused on tihtilugu püsivad. Aga selle kohvi juurde veel korraks tagasi tulles, miks ma läksin poodi seda decaf'i ostma sinu jutu peale? Seda kõike muud, mida sa nüüd oled siin rääkinud täna, seda sa rääkisid ka siis, aga ma ei läinud selle peale seda decaf'i ostma. Ma läksin selle peale, kui sa ütlesid, kui ma joon hommikul tühja kõhu peale selle kohvi ja siis mõne aja pärast söön, siis mu keha, see kortisool ja kõik on seal tõusnud, on ju, ja mu keha tegeleb selle kohvist saadud laksuga ja ta ei suuda seedida toitu, ehk see toit, mida ma siis söön, läheb rasvaks. Ja läheb raisku, sest et sa ei saa sealt neid toitaineid. Ja see on tõsi, selles mõttes stimulandi eesmärk, me teame eks ju seda, et meil on sümpaatiline ja parasümpaatiline närvisüsteem ja kui meil on eks ju adrenaliin laes, näiteks meil praegu ka, eks ju, kuna me vestleme, meil on kaamerad, ilmselgelt meil adrenaliin tõuseb, sest meil on see soorituspinge, eks ju, me peame rääkima vahvat juttu, eks ju, ja selle käigus, kui me nüüd sinuga mõlemad ka näiteks siin sööksime, oletame, et meil on ka snäki taldrik siin, me pingestatult vestleme, me peame keskenduma, meil on adrenaliin, eks ju, üleval, selleks, et tuua esile väärtuslikku infot ja leida siit teadmiste pagasist need õiged asjad üles. Nüüd kogu mu keha on keskendunud sellele, et deliverdada või välja anda endasse info. Ja nüüd adrenaliiniga juhtub siis see, eks ju, kortisol tõuseb ja kehal tekib see võitleja põgene mood, ehk siis ellujäämisinstinkt rakendub, ehk siis järelikult on midagi ohtlikku, selles mõttes ohtlikku, et ma pean olema valmis millekski. Ja ega esinemine on ka ohtlik, selles mõttes, et sul on võimalik, eks ju, läbi kukkuda või võib-olla sa seisad seal, sul ei tule meelde, mis sa pead rääkima ja inimestel on ju ka igasugused pinged, eks ju, kellel on esinemispinge, kellel on, ma ei tea, töösoorituspinge, mis iganes need pinged, eks ju, et neid asju, mis meid tänapäeva ohustab, on nii palju erinevaid, meil ei ole see lõvi siin stuudio nurgas, kes meid ohustab, on ju, vaid et meil on need nagu muud asjad, eks ju, mingi sotsiaalne pinge, kuidas mind Facebookis nähakse, eks ju, ja nii edasi. Ehk siis, kui sul tekib see pinge, siis ürgselt keha paiskab vereringe sinna, kus sa peaksid suutma nagu kõige kiiremini nagu reageerida. Ja see on üldiselt jäsemetesse. Kõik selline sümpaatiline, ehk siis see kõik see rahulik ja see mõnu, või see parasümpaatiline, mis peaks seedima ja lapsi saama, kus peaks olema kõik turvaline ja pehme, see kõik seiskub. Ehk siis seede tegevus on loodud selleks, kus sa saad rahulikult olla, sa ei pea millegi pärast muretsema, miks on oluline, eks ju, rahulikus keskkonnas süüa, ja siis sa saad rahulikult seedida. Ja nüüd ongi see, et need stimulandid, nii nagu ka kohvi või kange roheline tee, kui sa jood selle tühja kõhu peale, siis sa lükkad endale esiteks veresuhkrulakke ja sa lükkad, eks ju, endale selle adrenaliini lakke. Su keha hakkab tootma, eks ju, aju hakkab tootma kortisoli, sa oled, eks ju, valmistud võitluseks, aga võitlust ei tule. Hakkad hoopis sööma. Aga sul on kogu keha valmistunud võitluseks ja siis sul ei tegele üldse keha seedimisega, siis sa sööd ja mina näiteks tunnen seda, et ka kui ma abikaasaga, eks ju, koos sööme või lastega ümber laua ja kui vestlus läheb liiga aktiivseks, hea vestlus, aga hästi intensiivne, sest me oleme kõik parajad sellised energiapommid, eks ju, kodus, kui läheb hästi intensiivseks või põnevaks, siis ma tunnen, kuidas mul tekib nagu selline kramp siia kõhtu. Siis ma tavaliselt panen noakahvli maha, räägin selle vestluse ära ja söön natukese aja pärast, sest ma tunnen, ma ei suuda süüa, sest mul tekib selline nagu sõlm tekib, nagu soolestik läheb sõlm ja ütleb, oota, me oleme lukus, ära söö praegu. Ehk siis, ja see efekt tekib, kui sa jood kohvi tühja kõhu peale ja nüüd, kui sa siis sööd mingi aja tagant, siis sul esiteks veresuhkur on täiesti põrandale juba kukkunud, ta on ju, eks ju, ta on seal piigi ära pand ja hästi alla läinud, mis on järgmiseks ohtlik, eks ju, sest et see insuliiniresistentsus hakkab möllama, ta üritab seda tasakaalustada
ja siis, kui sa sööd, siis see seedimine on, eks ju, seda võrra nii palju aeglasem, et sa ei saa sealt toidust neid toitaineid kätte. Sa rääkisid, et võileiba saab süüa siis ka head ja tervislikku on võileiba, ei pea ostma selle poest ostetud singiga, aga leiba ei saa ka osta ju tegelikult igasugust, leival ja leival on ka vahe. No mina olen õppinud nüüd lugema ainult leiva pealt, ma ikkagi vaatan ka kas või neil võib olla seal kõigil peal, kuidas on palju kiudaineid ja ma ei tea, mis kõik on ju, aga ühes sa vaatad, on nii vähe suhkrut ja teises on nii palju suhkrut. Ei, pigem jah, seal võiks olla seda 1,5 või 1 gramm suhkur, mis on see siis ilmselt selle juuretise või selle hapendamise käivitamiseks sinna pandud. Et vaadata jah seda võimalikult madalat suhkrusisaldust. Teine asi on see, mida tuleks vaadata leibade ja sepikute asjade puhul. See on väga suur lõks, on need täistera või juurviljasepikud või need õhulised röstisepikud, sest kui sa vaatad, mis see põhikoostisaine on, mis seda kõike koos hoiab, et sul oleks seal seda juurvilja sees ja neid kiudained, siis see tegelikult on kunstgluteen. Ja see on siis see gluteen, mis on estraheeritud, eks ju, siis teraviljast, üldiselt nisust ja ta ei ole siis, sa ei saa mitte ainult seda gluteeni, mis sul selles nisujahus endas on, vaid on veel lisaks seda estraheeritud siis gluteeni liimiks pandud, et neid nii-öelda neid väidetavaid siis tervislikke juurikaid ja kiudaineid seal koos hoida, et ta oleks siis täis terasepik. Aga vaata, mitu protsenti on seal gluteeni. Ehk siis need kõik on sellised konksuga asjad, et pigem tõesti söö hästi lihtsat leiba, kus on vähe suhkrut, naturaalsed jahud, naturaalne rukkijahu, võimalikult puhas rukkijahu, et mida lihtsam on see... Kus ma tean, et see on naturaalne ja puhas rukkijahu? Ei, no kui seal on rukkijahu sisaldus on suurem osa. Okei, selles mõttes jah. Et vähem on neid igasuguseid muid lisasi. Kohe, kui ta on umbes tervislik ja juurviljaga see, siis vaata, mis asi seda kõike seda, nii-öelda seda väikest tervislikku osa koos hoiab. Nii et mida lihtsam on see toidusilt, mida arusaadavam, seda ilmselt söödavam ja normaalsem ta on. Aga süsivesikutest tahaks ikkagi ka korra rääkida, et kui ma jällegi vaatasin sealt Tai lehelt, on ju siis Tervise Arengu Instituudi toitumise lehelt, et mis oli siis 45–60% süsivesikuid päevas on siis nagu see tervislik, mida me peaksime sööma, mis peaks olema siis meie päevasest toidulauast. No mina ei tea, kas ma siis nüüd peaks neid sööma või, ja ma tean, et on ka head süsivesikud, on ju. Kuidas nende süsivesikutega siin nüüd on? Ja mis need head süsivesikud on? No süsivesikuid on ju igal pool. Ega süsivesik on ka ju kapsas ja igal pool on süsivesikuid. Lihtsalt küsimus on see, et mis puudutab seda Tai neid skaalasi, siis tegelikult see on ju selline keskmine, sõltumata east ja soost. Kui meie räägime küpsest naisest ja jällegi sellest, et kui palju me ikkagi energiat vajame ja mida me suudame ära kulutada, siis ilmselgelt mina isiklikult ei sööks 60% süsivesikuid, vaid paneks ikkagi osakaalu nendele siis toiduainetele, mida ma suudan ise ka päeva jooksul ära tarbida ja ära kulutada. Ehk siis asendada lihtsalt süsivesikud komplekssete süsivesikutega, ehk siis ongi võimalikult palju juurikaid lisada, aga need on need komplekssed süsivesikud, kuna seal on ka kiudained, eks ju. Nii et kui see 60% sul koosneb nendest komplekssetest süsivesikutest, siis on märksa parem pilt, eks ju. Aga tihti lugu tõlgendatakse seda 60% saia leiva pähe ja makaroni ja eks ju pasta pähe, eks ju. Ja siit tekibki see väike nagu käär. Et pigem need teravilja, ütleme siis need igasugused nisutooted, neid viia sinna vähemusse ja rikastada siis juurviljaga, salatitega, väheste puuviljadega. Puuviljaga peab ka olema väga mõõdukas, sest tänapäeval me sööme puuvilja näol ikkagi väga palju suhkrut endale sisse, kuna nad on aretatud võimalikult magusateks. Ehk siis see puuvili ei ole enam see, mis ütleme seal 100-200 aastat tagasi puuvili oli. Ehk siis välismaiste puuviljadega pigem soovitan olla mõõdukas. Mis see mõõdukas on? Sest mina nägin artiklit, et meil oli kodus see teema, on ju, et puuviljad on suhkrus, pärast kui me oli Saadiga episoodi salvestamise lõpetanud ja siis kodus mehega rääkisin ja siis
läks mõned päevad mööda, ta saatis mulle ühe siis Eesti meediaväljaandest artikli lingi, kus öeldi, et 1-2 apelsini söömine päevas võib aidata vähendada südamehaiguste ohtu, tugevdada luid, tasakaalustada veresuhkrutaset, aga talle väga maitsevad apelsinid ja mulle ka. Ja siis ta ütleb, kuule, kas on ju okei, kui me sööme need 2 eppi apelsini iga päev. Aga sinuga vestluses ma olen aru saanud, et see ikka ei ole väga okei. Ja siis ma ei teagi, kas on okei või ei ole. No ütleme niimoodi, et ma ei tea, mis selle uuringu taust on ja millises regioonis on see uuring tehtud. Kas see on tehtud Lõuna-Euroopas, kas see on tehtud Aafrikas? Meie Eestis elame kliimas, kus esiteks meil üldse ei kasva apelsinid. Mina sellele ei saaks selles mõttes alla kirjutada, et need apelsinid, mis meile jõuavad toidulauale, poodidesse, see, kui kaua nad säilivad, mis kujul nad on ära korjatud, millega neid on pritsitud, et nad üldse kasvaksid, eks ju, piisavalt kiiresti. Ma tegelikult ei soovitaks iga päev süüa 2 apelsini. Selleks, et olla terve. Ma asendaksin selle apelsini millegi kodumaisega, näiteks nagu kaalikaga, sest et kaalikas on absoluutne supertoit. Temas on meeletult C-vitamiini. Meeletult C-vitamiini, meeletult kiudaineid. See on uskumatu, kui palju häid aineid on kaalikas. Rääkimata peet, rääkimata Eesti peakapsas. Ma ise teen, eks ju, fermenteeritud salateid erinevad, kus on siis, sa saad panna ükskõik milliseid kodumaiseid juurikaid, eks ju, kokku, et teha ka sellist hapendatud fermenteeritud salatit toidulauale, et oma soolestikku toetada, eks ju. Ma olen alati seda meelt, et proovi lähtuda sellest piirkonnast, kus sa elad ja võta selles piirkonnas parimad annid, mis see piirkond annab parimal hooajal. Ehk siis Eestis tegelikult kogu see marjandus, see metsamarjandus, marjad on sellised, Saadi ütles meile ju ka, eks ju, et marjad on väga head, mida tarbida. Ja aga Selveris sa lähed ostad neid, ma ei tea, Hispaania või kelle mustikaid. Ei, saab osta täitsa külmutatud Eesti metsamarju. Aga kas sa pigem ostaks siis neid külmutatud Eesti metsamarju kui neid värskeid Hispaania kultuurmustikaid? Oi, absoluutselt, ma ei ostaks isegi kui keegi. Ja ma tean, et külmutamisega on ka nii ja naapidi infot. Selge on see, et see külmutamisprotsess ja kui ta üles sulab, tekitab seal mingit muudatust, aga väga paljud ikkagi vitamiinid säilivad, et ma pigem nagu tarbin puuvilju siis, kui ma olen regioonis, kus nad loomulikul viisil kasvavad ja on hooaeg. Aga ma niimoodi igapäevaselt neid välismaiseid puuvilju eriti koju osta. Välja arvatud, mida ma väga armastan ja millest ma ei ole suutnud loobuda, on granaatõun. Aga see ka säilib päris hästi. Ja tegelikult vist puuviljad ei ole üldsegi nii olulised süüa, kui on köögiviljad, et ma saan sinu jutust aru, et pigem ma söön siis talvel seda Eestimaast kaalikat, kus ma saan väga palju vitamiine. Jah, tegelikult väga hea näiteks selline tõesti niisugune mõnutoit, kui sa tahad midagi head näksida, näiteks ise teha hapukoorega tipikaste, pane sinna rikkalikult küüslauku, pane sinna mingid mõnusaid, eks ju, ürte, sest minul on alati sügav külmas on Eesti tilli, Eesti peterselli ja tee niisugune mõnus tipikaste, pane rikkalikult küüslauku või midagi sinna sisse, mis oleks niisugune maitseelamus, samas ta on väga hea su immuunsusele ja tervisele ja siis pane sinna õhukseid selliseid viile, porgandit, kaalikat, tooreid, jah, kurki või teed kergelt küpsetad. Näiteks peet on ülihea, mida ma ise väga palju teen, on see, et ma küpsetan peedi ära ahjus ja siis lõikan niisugusteks kuubikviiludeks ja samamoodi natuke balsaamikut ja midagi sinna peale, et ta on täitsa nagu selline, et sa isegi ei tule meelde sulle, et olid need Hispaania mustikad. Või siis teine asi, kui on nagu mingi magusampsu isu, eks ju, siis võtta kas või Eesti õunad ju säilivad üle talve, eks ju, lõika õunviiludeks ja võtta Eesti õuna või et püsime selle kodumaiste päris toiduainete juurest nii palju kui võimalik ja kõik muud on nagu, nii nagu jäätisse ostad harva või mingi koogitükki ostad harva ja see on niisugune sündmus võib-olla mingil puhul,
et olgu need välismaised puuviljad ka tõesti nagu vahel niisuguseks efektiks laual, aga et see ei tohiks, ei peaks, ei oleks tarvis, et nad oleksid meie igapäevatoidulaud. Aga samas ma olen ka lugenud seda või kuulnud kuskilt välismaistes podcastides, sest meie vanustel naistel on hästi oluline süüa neid marju, kas või iga päev, sest seal on hästi palju neid antioksüdante ja muid kasulikke aineid. Pigem siis jah, kodumaised külmutatud, sest nii väärtuslikuga on Eesti mustikad, pohlad, jõhvikad püsivad vees, kas maal sahvris või külmkapis, eks, söö neid talv läbi ja sul... Või siis pigem suvel osta neid turult, kui endal aias ei ole ja panna sügavasse, absoluutselt, sest just. Mina teen seda, sest mul ei ole tihtilugu mahti minna ise korjama nii palju mustikaid või et siis mul on hästi armsad inimesed, kes aitavad ja mul on alati sügavas marjad. Ütle mulle veel, mis on kõige jubedamad toiduained sinu arvates, mis tuleks kindlasti poeriiulile jätta lisaks Hispaania mustikatele? Ma tean, et ma ei ole väga populaarne, kui ma seda ütlen, aga enamus. See on ebareaalne, mida ma siis söön. Ma mäletan ise seda šokki, kuna mina olen ju ka nõukogude aega näinud, eks ju, ja ma olin 11, kui Eesti Vabariik tuli ja siis ju kestis ka see tegelikult see poelettidel oli ju tühjus. Sa kindlasti ka, Kaidi, mäletad, eks ju, seda ja kui väike oli see valik, eks ju, poes. Ja ma nii mäletan seda, et kui ma läksin Inglismaale õppima, kus olid nagu meeletu valik poes. Aga juba siis ma olin väga teadlik, mida ma söön, miks ma söön. Ja siis ma nii mäletan seda nagu ühest küljest rõõmu ja teises küljest kurbust, et ma vaatan seda imeilusat poeletti ja mulle mitte midagi osta. Sest enamus nendest ei sisalda mitte mingit toitainet, mida mu keha vajaks. Nii et paratamatult see nii on, et enamus toiduainet võib rahulikult jätta sinna riiulisse, aga nii kaua, kui sa oled toidusõltlane, sa ei saa sest aru, sulle tundub see võimatu. Ja ühel hetkel, kui sa vabaned sellest sõltuvusest, siis sa kõnnid seal riiulite vahel ja vaatad neid värvilisi pakke nagu imeilused lillekimpe, mõtled, oi kui ilus, vaata kui tore, oi kui toredad mõmmid siin on. Aga sul ei tule isegi seda tunnet või mõtet, et sa seda endale ostaks. Nii et osta siis ikkagi puhtaid köögivilju, puhast liha, puhtaid neid teravilju ja ise siis teha see söök. See on siis see sõnum, mis peaks täna kõlama jääma või? Jah, see oleks kõige parem suund. Ja saab ju ise teha ja panna sügavasse, teha endale ette toite, asju, et ei pea tingimata tarbima poolfabrikaate ega neid ette töödeldud toite. No nii, naised, kes on sinu Smart Detoxi programmi läbi teinud, kiidavad. Ma saan aru, see ei ole väga kallis ka tegelikult vist ju. Oi ei, see eesmärk ongi, et see oleks kõigile kätte saadav. See on 8 nädalat ja selle maksumus on 49 €. Selle sees on kord nädalas minuga live Zoom, kus ma selgitan terve selle nädala materjali ilusti ette ära, et inimesed teavad, mis neid ees ootab, kuidas selleks nädalaks valmistuda. Ma vastan kõikidele küsimustele live Zoomis, jooksvalt vastan ka kinnises Facebooki grupis kogu aeg küsimustele, mulle saab ka otse kirjutada meili peale, kui on väga isiklik küsimus, mida ei taheta nagu teiste ees küsida, kui on kas tervise või mingi probleemiga seotud. Nii et see tegelikult see maksumus on olematu, aga meie süda ongi see, et võimalikult paljud inimesed saaksid seda läbida, et oma tervis korda saada ja liikuda tõesti 100-ni. Nii, ja millal uus grupp alustab? Meil alustab uus grupp 12. jaanuaril, nii et jõuab veel registreerida ja tulge tõesti, liituge Detoxiga, saage vabaks nendest sõltuvustest päriselt ka, see on nii mõnus. Ja Kaidi, kas sa liitud? No sa ei luba mul kohvi juua, nii et ma pean mõtlema veel selle üle. Mul on mõned päevad veel aega otsustada. On. Aga ma saan ju, no jah, see on enesepetmine, et ma nüüd vaikselt siis ikkagi joon, aga sulle valetan, see ei ole ka õige. Seda ma ei teeks. See ei ole mõistlik. Aga ma tunnen küll, et mu keha vajab mingit restarti. Nii et minge Briti kodulehele britnormet.ee, sealt leiate selle Smart Detoxi, klikake sinna peale ja lugege sealt veel selle kohta ja noh, ma ei saa öelda, et mina soovitan, aga selle põhjal, mis ma olen teistel kuulnud, kes on selle läbinud, siis võib soovitada küll Briti programmi ja Brit on väga inspireeriv. Et me oleme saanud ka sellist tagasisidet, et mina olen kuidas see oligi, et üks oli lahe, et mina olen niisama võlu, aga Brit on väga inspireeriv.
aitäh, et sa meid kuulasid ja vaatasid, ole hea, jaga seda episoodi ja aitäh, et sa jääd meiega terveks selleks 2026. aastaks. Juhu!